Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Aliinega. Sel nädalal tähistab Iisrael 75 aasta möödumist iseseisvumisest. Ja sellel nii olulisel kuupäeval tulime teile rääkima ühe salajase loo. See on noorte inimeste lugu, kes riskisid oma eluga, et ehitada see koht, Mahon ajaloon, mis oli salajane ja ebaseaduslik laskemoonatehas. Ja mis oli Iisraeli iseseisvussõja võidu jaoks ülioluline. Nii et kallid sõbrad, tänane päev saab siin olema tõeliselt emotsionaalne ja pingeline. Kui te olete valmis, hakkame pihta. Tänapäeval on Iisrael kaasaegne, elav, rõõmus, turvaline ja tugev riik. Aga see ei ole alati nii olnud. Viimase 100 aasta jooksul on Iisraeli rahvas ja maa palju kannatanud. Ja nad pidid väga palju võitlema, et ellu jääda. Ja tänane lugu algab aastal 1917, kui Inglismaa tungib Iisraeli maale ja kogu piirkonda ning vallutab selle. Sel ajal olid juudid juba hakanud oma maale tagasi pöörduma. Ja nad hakkasid siia ehitama koole, haiglaid, terveid linnu ja isegi ülikoole. Kõik see tehti unistuse nimel, et lähitulevikus kuulutada välja Iisraeli riigi iseseisvus. Aga brittidele ei meeldinud sugugi mõte juudi iseseisvusest siin. Ja seetõttu hakkasid nad juba 1922 aastal keelama juutide sisserännet, uute linnade ehitamist ja kõiki ettevalmistusi tulevase Iisraeli riigi jaoks. Ja isegi holokausti ajal, kui miljoneid juute tapeti Euroopas, nad keelasid endiselt juutide sisserännet Iisraeli. Aga juudid otsustavad eirata briti piiranguid ja keelde. Ja nad jätkavad sisserändamist Iisraeli, kuid seekord ebaseaduslikult, ning jätkavad oma tulevase riigi ülesehitamist ja valmistuvad ka eesootavaks sõjaks. Sest kõik teadsid, et päeval, mil Iisrael kuulutab välja oma iseseisvuse, kõik piirkonna Araabia riigid kuulutavad sõja. Ja kõik see tuli teha salaja ja salajaselt. Miks? Sest britid arreteerisid ja mõistsid surma iga juudi, kes sellistes tegevustes osales. Ja kahjuks kaotasid paljud inimesed sel viisil oma elu. Ja selles salajases ja ohtlikus õhkonnas algabki Mahon ajalooni lugu. Ja sellepärast me täna siia tulimegi. Tulge minuga, et avastada selle koha saladusi. Ühel suveõhtul aastal 1945 saabub Joosef Avidar, üks Haganaa komandöre, juudi salajase rühmituse liige. Ja ta jõuab ühe juudi noortegrupini ja ütleb neile, et tal on salajane missioon, mis oleks väga ohtlik, et nad seaksid oma elu ohtu. Aga töö, mida nad teeksid, oleks oluline Iisraeli riigi loomisel. Aga ta ei saanud neile rääkida, mis see ülesanne oleks, enne kui nad nõustuvad. Ja need noored kogunevad ja hääletavad. Ja hääletus saab olema üksmeelne. Kõik nad võtavad selle riski enda peale, sest nad teadsid, et tegutsevad suurema hüvangu nimel. Ja Joosep räägib neile, et ettevalmistused sõjaks ja tulevaseks armeeks olid juba alanud. Nad olid juba hakanud mõningaid relvi tootma
aga neil ei olnud laskemoona. Neil ei olnud ühtegi kuuli, mida oma relvadesse panna. Ja just siin, täpselt siin Mahon-Hajaloonis oleks kogu tulevase Iisraeli esimene ja ainus laskemoonatehas. Ja kui nad kuulevad, et see illegaalne tehas tuleb siia, on nad šokeeritud ja üllatunud. Miks? Sest siin samas kõrval asub linn nimega Rehovot, kus oli tohutu Briti peakorter. Samuti lähevad siin samas taga läbi Briti raudteerööpad, 100 sõdurid. Britid vaatavad ja ütlevad, kas me tõesti teeme seda just vaenlaste poolt ümbritsetud piirkonnas? Ja nad ütlevad, jah, kui me teeme seda otse brittide nina all, siis nad ei hakka kahtlustama. Me teeme seda viimases kohas, kus nad arvaksid, et see tehas võiks olla. Ja just selles vaenlastega ümbritsetud asukohas ehitatakse see instituut. Aga see on jagatud. Maa-alune osa oli ebaseaduslik ja salajane laskemoonatehas. Aga siin üleval oli väike linn, üks kibuts. Ja siin igaühele, kes mööda läks, oli see tavaline elu. Ja isegi inimesed, kes siin üleval elasid, ei teadnud, mis siin maa all toimus. Lähme nüüd jalutama ja tutvume natuke selle linnaga. Ja nüüd läheme koos selle linna pesumajja. Aga sellel on palju saladusi sees. Tulge minuga. Miks see pesumaja on ehitatud? Esimene põhjus on müra pärast. Kui siin maa all on laskemoonatehas, siis tehas teeb väga palju müra. Nii et selleks, et mitte tähelepanu äratada, paigaldavad nad siia väga mürarikka pesumasina. Ja see pesumasin varjas tegeliku laskemoonatehase masinate müra siin all. Aga on ainult üks probleem. Linn on väga väike. Siin pole piisavalt pesu, et see masin töötaks 10 või 12 tundi päevas. Ja britid peaksid seda imelikuks, ka elanikud peaksid imelikuks, kui masin töötaks ilma pesuta. Ja sellepärast otsustavad nad avada pesumaja ka lähedal asuvate linnade teenindamiseks. Ja Rehovoti haigla, mis asub siin lähedal, saadab siia oma kitlid ja riided pesemiseks. Sellepärast oli neil palju tööd. Ja sellepärast töötas masin kogu aeg. Aga need, kes siin töötasid, teadsid, et kõik pidi olema tehtud täiuslikult. Riided pidid olema hästi pestud, hästi polditud, hästi triigitud. Miks? Sest nad ei tahtnud, et keegi tuleks siia kaebama. Sest siin oli veel üks saladus. Siin näete riiulitel, kuidas nad hoolitsesid pesu eest kogu maailma hoole ja armastusega. Ja siin tehti tööd nii hoolikalt, et lähedal olnud britid kuulsid, et siin on kogu piirkonna parim pesumaja. Ja nad hakkasid siin pesu pesema. Briti vormi riideid. Aga mida britid ei osanud ette kujutada, oli see, et siin oli salajane käik. Siit kaudu pääses laskemoonatehasesse. Iga päev sisenes siit 45 inimest. Et laskuda tehasesse. 3 minutiga laskus alla 45 inimest. Ajalooni instituudi inimesed palusid mul teile seda saladust mitte rääkida. Kus asub salajane läbipääs? Seetõttu näitan ma teile siin kogu pesumaja 360 kraadi ulatuses. Ja ma tahan, et te arvaksite ära ja jätaksite oma vastused kommentaaridesse. Kus siis lõpuks see salajane läbipääs asub? Vaatame, kas te suudate ära arvata.
Ja selle salajase läbipääsu kaudu, mis on siin kuskil, me täna alla ei lähe. Nüüd läheme välja ja tutvume selle kohaga veidi rohkem. Ja siis läheme koos selle salajase tehase maa-alustesse ruumidesse. Kujutage ette, et enamiku linnaelanike jaoks oli see siin lihtsalt pesumaja. Nad nägid siin rippuvaid riideid ja nad ei kahtlustanud, et siin midagi toimub. Inimesed, kes töötasid maa-aluses tehases, pidid täielikku saladust hoidma. Isegi oma abikaasade, laste ja kõigi teiste eest. Sest kui nad oleksid brittide poolt tabatud, kõik nad oleksid üles poodud. Ja sellepärast nad lõid salakoodi. Nad kutsusid kõiki, kes vabriku kohta ei teadnud, kaelkirjakuks. Sest kaelkirjak on väga pikk loom ja suudab näha kilomeetrite ja kilomeetrite kaugusele. Ta näeb kõike, mis on kaugel. Aga tavaliselt ta ei vaata, mis täpselt tema jalgade all on. Nii et siin olid kaelkirjakud. See rahvas, kes ei teadnud, mis toimub. Ja inimesed, kes seda saladust hoidsid. Ja selleks, et saladus hästi säiliks, tuli teha palju asju. Me näitasime siin pesuruumi koos salajase läbipääsuga. Aga mitte ainult seda. Te näete, et siin on korsten. Miks? Sest maa-alune tehas vajab ventilatsiooni. Nii et see korsteen oli siin selleks, et tuua tehasesse puhast õhku. Aga vaja on ka korstnat, et õhk välja viia. Räpane ja suitsuga. Ja teine korsten on kohe siin kõrval. Tutvume teise hoonega, mis peidab saladust. Teine hoone, mille nad ehitasid, on see siin, pagari töökoda. Miks? Selle koha korsten aitas ventilatsioonisüsteemi töös. Aga selle koha ehitamiseks oli veel üks põhjus. Just selle 10-tonnise hiiglasliku ahju tõttu. See ehitati siia alla veel ühe salajase käigu varjamiseks. Pesuruumi salajane käik oli mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. See oli väike sissepääs, kust inimesed said kiiresti sisse ja välja liikuda. Aga siinne sissepääs oli tohutu. Ja see ehitati selleks, et varustust oleks võimalik alla lasta. Hiiglaslikud masinad, mida kasutati laskemoona tootmisel. Ja siit me täna sisse lähemegi. Tulge minuga. Nüüd me läheme tõesti selle salajase tehase maa-alustesse ruumidesse. Kas teie olete sama elevil kui mina? Lähme alla ja avastame selle saladuse. See on 8 meetrit maa all. Ja siin me juba jõudsimegi tehasesse. Vaadake, kui uskumatu see koht on. Aga esimene küsimus, mis tekib, on, kust kogu see varustus siia tuli? Sest britid keelasid igasuguse juutide tegevuse, mis oli seotud sõjaväe, laskemoona või relvade tootmisega. Kust nad siis saavad 12 masinat, et toota kuule? See juhtus tänu Jehuda Arasile. Tema aastal 1938 aastaid ja aastaid enne selle tehase algust läheb ta Poola Varssavi linna. Ja seal õnnestub tal salaja
osta 12 masinat. Tal kulub 4 aastat, et need masinad Iisraelis mugeldada. Aga tänu tema pingutustele jõuavad need masinad kohale. Ja siis algabki selle tehase ehitus siin. Ja nüüd saame aru, kuidas need masinad töötasid. Esimene samm tootmises on võtta need messingplaadid ja lõigata neist kettad. See ongi see, mida see masin teeb. Nii et neil oli siin tuhandeid ja hiljem miljoneid neid väikseid kettaid. Ja see masin muudab kettad väikesteks hülsitoorikuteks. Ja need masinad siin, mida need tegid? Võtsid väikese hülsitooriku ja venitasid seda, kuni see muutus sellise suurusega. Ja kui nad ostsid masinad Poolast, arvasid nad, et olid ostnud õiged masinad. Aga kui nad siia jõuavad ja näevad, et see siin on Iisraeli relvade jaoks liiga suur ja sellepärast peavad nad lisama veel ühe sammu. Nad võtsid siit selle osa, panid sellesse masinasse. Ja nii said nad täpselt vajaliku suurusega tükid lõigata. Aga mida ma tahan teile näidata, on reaalses sellest kohast. Kuidas inimesed end tundsid. Tulge minuga, me paneme masinad tööle. Ma tahan, et te tunneksite natuke, milline oli siin sees töötada. Ainult üks hetk. Inimesed, nüüd töötasid siin 2 täisfunktsionaalset masinat. Sel ajal oli neid 12. Ja te juba kuulsite, kui vali müra siin oli. Kujutage siis ette, milline oli siin sees töötada. Inimesed ei seadnud ohtu mitte ainult oma elu, vaid ka oma pereliikmete elu. Nad töötasid siin tõeliselt põrgulikus müras. Ja et natukenegi meeleolu tõsta ja müra varjata, nad veetsid siin päeva lauldes. Aga segab polnud ainult müra. Koht polnud eriti hästi valgustatud. Ja seal polnud konditsioneeri, oli vaid väike ventilatsioonisüsteem. Aga koht oli palav, lämmatav ja lärmakas. Tähendab, siin olemine pani inimesed isegi füüsiliselt haigeks jääma. Aga nad tegid seda kõike, panid oma tervise ja elu ohtu, sest nad teadsid, et nad võitlevad õiglase eesmärgi nimel. Lihtsalt selleks, et teil oleks aimu. Kui neid kutsutakse siia tööle, holokaust oli veel käimas. Tehas hakkab töötama aastatel pärast holokausti, kui Iisraeli rahvas oli rängalt laastatud. Selle asemel, et nad oleksid meeleheitesse langenud, istuvad ja nutavad, tõusevad nad hoopis üles, et veelgi sihikindlamalt võidelda Iisraeli riigi iseseisvuse eest. Ja sellepärast arvan ma, et see koht on nii muljetavaldav, kuid siin sees on veel saladusi. Lähme siis edasi tehasesse. Ja nende kohutavate töötingimuste juures, mis siin valitsesid, ei saanud enamik neist inimestest päikesevalgust. Ja nad hakkasid haigeks jääma ja kahvatuks muutuma. Ja see oleks olnud äärmiselt kahtlane, sest need inimesed ütlesid, et nad töötavad põllul ja põllumajanduses, kuid tulid iga päev koju kahvatutena. Inimesed oleksid hakanud kahtlustama. Ja sellepärast loodi siia see eriline ruum. Lähme sinna sisse. Inimesed istusid siin ja võtsid seda valgust, et päevituda. Samuti tervise jaoks, aga ka selleks, et varjata. Et nad veetsid iga päev maa all. Ja üks selle koha hullumeelsusi on see, et mitte ainult laskemoona ei toodetud siin maa all, vaid seda ka testiti siin. Vaadake, siin on laskerada, sest nad pidid laskemoona testima, et veenduda selle tõhususes, kui seda tulevikus sõjas kasutatakse.
Nii et kallid, nad testisid siin kuulevaid mõne meetri kauguselt. Kohast, kus hoiti püssirohtu ja kogu põlevat materjali. Aga jälle, neil polnud muud valikut. Aga pesumaja, mis asub otse meie kohal, ei suutnud tulistamismüra varjata. Ja sellepärast nad teadsid täpselt, millal Briti rongid mööda sõitsid. Ja rong oli vali, pani kogu maa värisema. Ja kui rong möödus, just sel hetkel testiti siin kuule. Ja pärast äärmiselt väsitavat ja kurnavat päeva siin tehases pidid nad oma perede juurde ja oma linna tagasi minema. Kes ei teadnud, mis toimub. Ja sellepärast pidid nad end puhastama, sest nende riietel oli palju metallijääke. Nad peatusid siin ja oli üks inimene, kelle tööks oli kontrollida, eemaldada metallitükid juustest, riietelt ja eriti jalanõudest. Kõik metallijäägid. Ja alles siis võisid nad trepist üles minna. Kõik, mida te siin näete, kallid inimesed, välja arvatud muidugi nukud, on originaalne. See on trepp, kust nad üles läksid. Ja kui me sellest trepist üles läheme, jõuame pesuruumi salajase sissepääsu juurde. Ja nüüd on mul teile üks küsimus. Kui kaua te arvate, et kulus kõige selle ehitamiseks? Seinad, betoonlagi, see põrand. Ma tahan, et te kirjutaksite oma arvamuse kommentaaridesse, kallid vaatajad. Kõik see siin, masinate toomine, pagarikoja ehitamine, pesumaja ehitamine. Kui kaua te arvate, et kulus kõige selle ehitamiseks? Vastus üllatab teid, sest kõik see tehti ära 21 päevaga. Neil oli tõesti palju sihikindlust. Nad kaevasid, tegid kõik ära 21 päevaga. Ja tänu sellele suutsid nad kõik lühikese ajaga valmis teha, ilma et ükski Briti kontroll oleks siit läbi käinud. Pärast seda, kui koht oli valmis, käisid siin mitu inspektsiooni. Kuidas neil õnnestus kõik see brittide eest varjata? Ühel päeval saabub Briti kontrollrühm. Ja nad saabuvad ja ütlevad, tulge meiega, me tahame teid hästi vastu võtta. Nad viisid nad linna sööklasse ja andsid neile õlut. Ütlesid, vaadake, meie kingitus, võtke õlut. Soovides brittidele meeldida, et nad liiga palju ei uuriks ega otsiks midagi kahtlast. Ja lõpuks vaatavad britid kohalikke ja ütlevad, meid koheldakse halvasti. Me arvame, et te tegelikult ei taha meid siia. Siin. Ja nemad ütlevad, kuidas nii? Me andsime teile õlut, me võtsime teid hästi vastu. Ja nad ütlesid, te andsite meile sooja õlut. Tahate öelda, et võtsite selle otse laost, et anda meile sooja õlut. Mis kohtlemine see veel on? Ja kogukonna inimesed siin ütlesid, pole üldse probleemi. Tahate külma õlut? Järgmine kord, kui te tulete, andke meile tund aega varem teada, siis paneme õlle külmkappi. Ja tõesti, britid hakkasidki nii tegema. Iga kord enne siia linna külastamist, enne inspekteerimist, helistasid nad ette, et teada anda, kuulge, me tuleme, pange õõlu külmkappi. Ja see oli hea viis olla valmis iga kord, kui tuli inspekteerimine. Ja nüüd oleme jõudnud kogu tehase kõige ohtlikumasse kohta. Jah, rohkem kui lasketiir, rohkem kui masinad, see siin oli kõige ohtlikum koht. Siin oli laskemoona kokkupanekuliin. Nad võtsid kõik, mis oli teisel pool toodetud ja siin täitsid nad selle püssirohuga ning sulgesid. Nad sulgesid iga kuuli käsitsi. Kui sa nüüd kuuli sulged, aga ei suru seda piisavalt kinni, siis hiljem see padrun ei pruugi toimida ja ei ole sõjas tõhus. Aga kui sa surud liiga kõvasti, siis on oht, et see plahvatab. Ja kuna siin ümber olid kastid püssirohuga, võis kogu see ala ja kogu tehas plahvatada. See tapaks kõik, kes siin olid. Ja mitte ainult siin all,
vaid tõenäoliselt ka üleval. Kas mäletate, et siin üleval oli linn? Lisaks pagarikojale, lisaks pesumajale, 6 meetri kaugusel siit asub lastead. Ja seetõttu olid inimesed, kellel lubati siin töötada, naised. Ja eelistatavalt emad. Sest oli teada, et ema ei paneks kunagi oma last ohtu. Ja sellepärast valitigi nad sellele nii delikaatsele tööle. Ja siis lõpuks, pärast kõiki neid samme, olid kuulid laskemoon valmis. Neid peideti vale põhjaga piimakanistritesse ja viidi niimoodi hoiule, et neid tulevikus kasutada iseseisvussõjas. Minu arvates on see üks Iisraeli ja selle iseseisvuse kõige üllatavamaid lugusid. Kahjuks on see koht maailmas tundmatu ja ka enamikule iisraellastest veel teadmata. Aga see koht oli ülioluline. See oli Iisraeli ainus laskemoonatehas kuni iseseisvuse saavutamiseni. Kõik eksperdid on nõus, et kui seda kohta poleks olnud, poleks Iisrael sõda võitnud. See oli sõda, mis oli siiski väga raske. Selles sõjas hukkus 1% kõigist Iisraeli juutidest. Mitte 1% armeest, vaid 1% kogu Iisraelist. Tõesti on võimatu öelda, kui olulised need inimesed olid. Ja kui raske oli nende töö siin. Aga tänu neile toodeti siin aastatel 1945 kuni 1948. 5 miljonit padrunit. Te kuulsid õigesti. 5 miljonit padrunit, mis valmistati siin käsitsi nende 45 noore poolt. Ja mitte kordagi ei juhtunud siin õnnetust. Ja mitte kordagi ei avastanud neid britid. Ja sellepärast võin ma seda peaaegu imeks pidada. Tänu nendele noortele meil on tänapäeval Iisraeli riik. Sest ilma nendeta ei pruugiks Iisraeli olemas olla. Ja kindlasti ei oleks olemas ka Iisraeli koos Aliinega. Nii et sel nädalal, kui Iisrael tähistab oma 75. iseseisvusaastat, tahan ma anda neile kogu tunnustuse, mida nad väärivad. Sest paljud neist on endiselt elus, et oma lugu rääkida. Kuid tõenäoliselt mitte enam kauaks. Loodan, et teile meeldis natuke Mahonna ja Looni saladustega tutvuda. Kui teile meeldis, siis jagage seda videot kindlasti oma sõpradega ja pange like. Suur musi! Näeme siin jälle järgmisel korral.